donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene le regole. Tere neljapäeva hommikut, 5. juuni. Kell on umbes 9:30. Ja nii, proovime, kas nüüd filmib. Ostsime uue mälukaardi vahepeal, kuna vana vist äkki sai täis. No me ei tea praegu, oleneb, mis ta nüüd teeb, kas ta filmib või ei filmi. Meie kaart töötab, yes! Yeah. Nii tore pood on see Rossmann, see pood mulle meeldib, päästis meid hädast välja praegu. Aga siis ma alustan uuesti, kuigi ma olen täna teen seda juba 3. korda. Siis täna on neljapäev, 5. juuni ja me oleme siis teel oma, ma ei tea, losside turneele, kui nii võib öelda. Et kohe me jõuame tagasi, me juba korra käisime, aga kohe jõuame tagasi Ettalisse. Ja seal on siis kõigepealt plaanis vaadata Ettali kloostrit, seejärel Linderhofi lossi. Ja siis sõidame edasi Oberammergausse, et seda linna vaadata. Ja sealt edasi, mis meil sealt edasi oligi juba need Hohenschwangau või? Ei, peale Oberammergaud oli meil ka midagi. Midagi oli jah, ma ei mäleta peast. Eks seda siis pärast vaatame. Aga päeva lõpetame siis seal Hohenschwangau ja Neuschwansteini lossi juures Marienbrücke sild ja siis Austria kaudu kodu poole tagasi. Et aga nüüd siis lähme tagasi Ettalisse, Ettali kloostri juurde. Selline tore mägitee on, mis meid siit üles viib ja see tõus on päris korralik siit sedasi. Kohati läheb päris karmiks. Ja. Päris hästi tõusab. Sinka-vunka niimoodi. Oleme siis Ettalisse jõudnud, seal peaks olema Ettali klooster, sinna juurde me lähemegi. Selline pisike linnake, kus isegi mälukaarte ei müüda. Aga selle eest on õlut ja benediktiinid. Et see vist ongi sissepääs kloostri juurde. Me lähme vaatame benediktiinlaste munga klooster siis. Selline suur uhke klooster siis. Aga see klooster vist pidi praegu ka täiesti tegutsema, ma nagu sain aru. Vist jah, arvan, et see täitsa toimib. Seda kus turiste on seal nii palju. Teevad grupipilti seal või? Jah. Lähme proovime sisse ka saada. Jaa, see laemaaling pidi hästi kuulus olema. Siin on kõik see roosa marmor, hästi ilus. Puude all on vetsud ja kohe
Vetsu kõrval on grillimisnurk, et siin võid grillida ja kõik ühendatud. Hea ja kasulik on ühendatud omavahel. Et vahepeal sõitsime siis umbes 10 kilomeetrit edasi Ettalist ja jõudsime Linderhofi lossi juurde. On siis suveniiripoed enne. Lossi juurde tuleb ikka kõndida ka natukene. Ei saanudki nii, et astud autost välja ja kohe lossi juures. Kiusavad inimesi nii. Jah, peab matkama siin. Jõudsime kohale siis lossi aeda. Nii äge purtskaev. Peaks olema Ludvig II 3. loss kõige väiksem, mis ta ehitas. Was hast du schon da, ja? Diese schöne. Ja, die haben alle Bilder. Lilled on ka nii ilusti pandud nagu kunstitöö täitsa. Ei jõua kõike filmi peale võtta ega pildi peale. Natuke nännipoodi ka filmida. Mis nad siin kõik müüvad. Linderhofis on nüüd siis käidud. Sõidame parklast välja ja suund on siis Oberammergau peale. Ma arvan ka, siit saame. Jaa, me oleme jõudnud siis Oberammergausse. Meil on siin nüüd maksimaalselt paar tundi aega, et linnaga tutvuda siis. Siin on hästi ilusad freskomaaringud majadel, mida me vaatama lähmegi. Nii et esialgu lähme vaatame neid. Vaatame, üks majad siin on. Hästi palju on selliseid kirikuteemalisi kujusid ja asju müügil. Ja seda siis põhjusel, et see Oberammergau linn on tuntud ka oma Passionsspiele poolest. Ja Passionsspiele on siis etendus, mida siin linnas mängitakse iga 10 aasta tagant. See etendus algab
Jeesus Kristuse sündimisega ja lõpeb siis tema risti surma ja ülestõusmisega. Ja etenduses osaleb kuni 2000 inimest ja need inimesed on selle linna enda elanikud. Ja see on väga suur au ühele perekonnale, kui tema pereliige või lemmikloom saab siis etenduses osaleda. Ja ettevalmistused etenduseks algavad siis juba ka aasta varem, kuna aasta jooksul siis inimesed ei käi uksuris, ei aja habet, et kõik nagu selle etenduse jaoks. Ja osaleda võivad ainult need linnaelanikud, kes on vähemalt 10 aastat olnud siis Oberammergau elanikud. Oskavad väga hästi inglise keelt siin kõrval üle tee, kõik sildid inglise keeles. Ja. Sina veel enam. See vist peakski olema siis see kirik, kus see Passionspiele alguse saab. Sellest Passionspielest siis veel nii palju, et viimati see oli aastal 2010. Nii et järgmist on siis 2020 oodata. Kiriku juures. Vaata, missugused ristid. Suhteliselt värsked hauad on siin ka, jah. Jäätist sööma. Tegelikult me tulime kohvi jooma, aga kui me neid jäätiseid siin nägime, siis me ei saanud vastu panna. Kus sina nägid jäätist? No nägin jah. 5 eurot on selline jäätis ainult, nii et kujuta ise ette. Sõitsime siis Oberammergaust umbes 24 kilomeetrit edasi ja jõudsime nüüd Vieskirche juurde. Et see on siis ilus suur kirik, mida me läheme vaatama. Kirik ise siis on siin. Kirik, mis on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja. See kirik tekkis siis sellest, et 1730. aastal talupojad ehitasid või valmistasid Jeesuse kuju verise. Aga kuna kuju sai ülearu jõhker, siis nad viskasid selle üle kiriku aia minema. Üks naine tõi selle kuju aga endale koju ja hakkas seda kuju austama. Ja ime ei lasknud ennast kaua oodata. Varsti hakkas pisarad voolama ja verepiisad tekkisid Jeesusele. Ja siis otsustatigi, et selline suur ime ja selline kuju vajab omaette kirikut, mille pärast siis ehitatigi see Vieskirche. Ja tänapäeval siis tulevad siia 1000 palverändurid. Ja loomulikult palju turiste, kes ei ole siin üldse sellel eesmärgil, et seda kuju austada. Ma vaatan, kas ma selle kuju endaga kusagilt üles leian siis.
seesama kuju siis on see, kellest ma rääkisin. Väga võimas küll. Hobused leidsin. Paar masajalgset hobust. Nii armsad. Kirikus on siis nüüd käidud. Ja edasi võtame suuna siis losside peale. Hohenschwangau ja Neuschwansteini loss. Midagi ümbruses ju. Jah, sees on nii võimas. Üksinda platsi pealt teed. Seda värvi lehmad ongi siin ainult. Mustakirjoid lehmi pole. Mõni üksik. Kohe parema nurga on. Sõidame siis sinna Hohenschwangau losside poole. Lähedalt tee läheb mägede vahel. Jõudsime siis siia lossi juurde, parkisime auto ära. Lähme käime WC-s. Ja siis hakkame ronima jalgsi kuhugi lossi juurde. Meil on korralik ronimine tuleb seekord. Vist küll, jah. Oleme siis piletikeskuse juures, kus saaks piletid osta. Üks loss on 12 €, ja võimalik on osta ka kombineeritud pilet mitmesse lossi. Lisaks on siin muuseum, kuhu on võimalik minna. Aga me just praegu tegime otsuse, et me lähme vaatame neid losse väljast, et me ei hakkagi sisse minema. Raha kokku hoida ja seal sees nagunii filmida, pildistada ei tohi. Et ei hakka minemagi sinna sisse siis. Hohenschwangau loss paistab siis juba. Sinna juurde natuke maad on nüüd jalgsi matkata siis. Arvan küll, sest on päris suur järv, Alpense. Hästi kais on siin, ma ütleks. Aga juba soojaks on läinud. Ja see lossi ennast ka siis. Siit ta paistab veel. See oli nüüd see loss siis, kus Ludwig teise vanemad elasid.
ja siin veetis Ludwig II oma lapsepõlve. Siis lossi aeda ka. Võtame seda ka. Kartanne. Siit mööda sellist teed siis matkame allapoole tagasi. Ja siis on meil veel teine loss sees ju, järgmine. Vaatame, kuidas sinna saame. Seda oleme siis Alpsee järve ääres. Tühtid puud. Ja nii roheline vesi on. Ja. Kaamera peal tundub nagu oleks sinine. Tegelikult on täitsa roheline. Seal on hästi näeb ja üks üle kohta selline. See on siis muuseumihoone. Nii et õnnestus Neuschwansteini lossi sõitmiseks bussi peale ennast pressida. 1.80 oli pilet ja käpad jäävad ka terveks. Kahju küll, eks? Kahju küll, jah. Buss tegi siis korralikku sõitu, oleme juba siin üleval ja edasi otsustasime nüüd siit siis rühkida üles Marienbrücke silla juurde. Sild ise paistab siit vahelt. Rahvast on silla peal midagi päris palju. Pidi siis 90 meetrit kõrge olema. Ma ütlesin, et see pidi 90 meetrit kõrge olema siit. Siit saab hea pildi sellest lossist. See on siis see Neuschwansteini loss, mille Ludwig II lasi ehitada, saades inspiratsiooni siinsest ümbrusest ja Walt Disney võttis selle siis oma multifilmide aluseks selle lossi. Teisele poole ka siis. Siin silla peal leidus nii mõnigi mees, kes haaras 2 käega sillast kinni ja läks tagasi. Ei julgenud edasi tulla. Osa peale, 2 käega siirdes kinni ja kaugemale ta ei tulnud. Jah. Siis tuleme sealt Marienbrücke silla pealt ja suundume lossi poole. Ja vahepeal vaatame vaadet. Siit paistab see Hohenwangau loss ka väga hästi veel ära. Jõudsimegi siis üles lossi juurde. Ega seda lossis nagu nii lähedalt nii filmida ei saa, et üldpilt jäi ikka sealt eemalt kaugelt. Nii suur, et ei saa. Ei saa, jah. Aga äkki saab siit lossi juures seda Marienbrücke silda nagu. Siit poolt on loss hoopis teist värvi. Jaa. Ja siin ongi siis see Marienbrücke sild, mis on siis Marienbrückeks nimetatud Ludwig II ema järgi.
ja seal me siis seisime. Mis nüüd? Toivo oli ka üks mees, kes üritas kangelast mängida alati. No, Tappis ennast alati kohe ära. Siit mäest tuleb meil siis nüüd üles tagasi minna. Teemegi jälle bussi peale ja sõidame alla tagasi. See bussijuht kihutas päris korralikult, ei tea, kas ta alla ka samamoodi kihutab. Hakkamegi siis allapoole tagasi kihutama. No, kohvipaus enne kodutee. Jaa. Sa oled mind ära väsitanud. Mina sind. Muidugi. Ise väsitasid ennast. Et nüüd siis joome veel väiksed kohvid ja siis on tänane programm on nagu täidetud. Plaan on veel poest läbi käia ja Kõigepealt tuleb läbi Austria. õige, meil on Austria veel tee peal, selles mõttes on meil ikka veel midagi vaadata. Meil on veel läbi Austria vaja läbi auto akna küll, aga läbi Austria koju vaja sõita, nii et trahvi saaks. ja sa pead võib-olla vinjeti ostma, kiirte vinjeti. Me peame vaatama, peaks küsima kuskilt, kas meil on. Vaata, kui me sinna piiri äärde hakkame jõudma, peaks uurima, kas meil ongi. Praegu siis oleme Austrias. Ja täna sõidame koju Austria kaudu. Ja me oleme mingisugusel Austria kiirteel, kus õnneks vinjetti vist ei ole vaja. See ei ole õige kiirteega selles mõttes, see on niukene. Siin oli vist üldse ainult 100 sõiduautodele. Siin ei ole vinjetti vaja. Aga varsti me peaksime jõudma Austria Tirooli piirkonda. See on nagu teissugune mägi natukene. Praegu veel Austrias. Ilmselt hakkame õige varsti Saksamaale tagasi jõudma. Peaks olema jah, sest meil võiks palju enam olla. Ja. Mul oli suurelt, vaata alati kui kiiruskaamedalt tuleb selle kiiruse märgi sinna üles palju olema peab. Nutiseade. Selle koha nimi oli Lermoos, kus me praegu oleme. Ja väike külasid osta kõik ja Kodak oli olemas ja... Külad on seal all kusagil.